Tšauki tšau, minu täna video tuleb sulle siit soojalt maalt palmipuude taustal, nagu sa näed. Ja tänaseks teemaks ma tahtsin tegelikult võtta nii-öelda raha tarbimise või raha kulutamise. Nüüd üle-eelmise nädala videos ma rääkisin sellest, et luba endale asju. Ja sellest videost tuli mulle tagasisidet, tagasikõla, et inimene võib-olla vahest kulutab liiga palju ja just selle mõttega, et ma luban endale asju ja niimoodi võib ära põletada väga suuri summasid ja nii edasi. Ma tean seda tunnet, ma olen seal olnud, mitte küll väga sügavas augus, aga ma olen seal olnud. Ja ma tahan sulle öelda, rääkida natuke sellest tarbimisest, mis vahe on tarbimisel ja tarbimisel. Ma mitte mingil juhul ei taha sulle öelda, et sa pead nüüd arutult hakkama raha kulutama asjadele, mis sulle võib-olla tekitavad hetkelist heaolu ja teisest küljest viivad sind kuskile sügavamasse auku, millest on raske välja tulla. Aga rääkides sellest, et ma ei luba endale asju, see eelmine video rääkis sellest, et me otsustame ära, mida ma saan endale lubada ja mida ma ei saa endale lubada. Ja selle taust sügav tõekspidamine, mis nii-öelda siis takistab endale nauditavat elu elada, on sügav tõekspidamine, et raha on piiratud. Selleks, et sinul hakkaks raha paremini jooksma ja saaksid oma elustiili tõsta, pead sa kõigepealt sellest uskumusest üle saama. Jah, seda on teinekord väga raske nii-öelda üle saada sellest, sellepärast, et see on nii tugevalt meile juba aegade algusest teatavasti mingitel olulistel põhjustel sisse juurdunud. See ei ole ainult eestlastel, et meil oleme tulnud Nõukogude Liidust, kus oligi raha vähe ja nii edasi. See on maailmas üks väga suur uskumus, sest et meile läbi meedia pidevalt seda sisendatakse. Aga tegelikult on ju raha on alati võimalik juurde teha. Sa mõtled, kuidas ma palgateel seda juurde toon? Sealt hakkavadki, kui sul ei ole energiat pärast palgatööd midagi teha, et sa oled nii-öelda päevatööl olnud, siis millal sa seda raha juurde lood. Siis on see, et kas töö annab sulle energiat või võtab sult energiat. Ja seda kõike võib olla sulle esimese hooga raske seedida. See ongi see, et sa vaikselt nii-öelda ehitad oma seda mindseti üles, mis aina rohkem hakkab sulle ka siis seda materiaalset ressurssi rohkem looma. Ja mis puudutab tarbimist, siis jah, mina olen täna seal, et kui ma tõesti tunnen, et ma midagi vajan, nagu näiteks see reiski oli siis teemaks eelmises videos, et ma olen kustunud, ma olen energiast tühi, ma enam ei suuda anda ja ma vajan laadimist, siis ma tegin selle otsuse, et ma lähen sinna reisile ja see, et võib-olla maksab natukene rohkem, kui minu abikaasa oli oma peas ette näinud, nii-öelda jonn, millest ma eelmine kord rääkisin, vaata seda videot kindlasti. Et siis, et kellele ma keeran nii-öelda, ma keeran ise endale sellepärast, et ma karistan ennast, et ei, nüüd see maksab rohkem ja ma ei lähe sinna. Ja siis ma olen ikkagi seal selles ringus ja nii edasi. Selle asemel, et tulla ja olla, laadida ennast, et ma saan tulla ja veel rohkem anda, mis omakorda ju loob teistele sulle väärtust näiteks. Ja ma saan sealt veel rohkem vastu, kui ma tegelikult ära andsin. Ja või oli see vahe, mis ma umbes mõtlesin, ei, see on liiga palju. Et selliseid asju mina täna endale luban, kui ma tõesti tunnen, et ma seda vajan. Küsimus on endalt, mida ma täna vajan, et ma saaksin jälle anda ja mulle saaks tagasi tulla. Aga siin ongi see, et sa ei läheks kaasa selle emotsiooniga, et kuhu me oleme ennast ära kaotanud, sellepärast, et maailmas tarbimine on ju oi kui suur probleem. Ja miks? Sellepärast, et inimesed püüavad ennast tõestada läbi materiaalse. Ja mina olen täpselt samamoodi seal olnud. Mina olen tulnud perekonnast, kus on väärtustatud materiaalset heaolu põlvkonnast põlvkonda. Ja sellepärast justkui, et kui mul ei ole teatud brändi asju või teatud elustiili, siis ma ei ole väärt inimene, eks. Ja mina olen selles vaimus üles kasvanud. Ja ma olin ka seal, et kui ma nüüd endale seda ei saa lubada või mul seda ei ole, siis ma ei ole mitte keegi. Ja mis ma tegin, ma kulutasin oma raha siis asjadele, et ennast tõestada. Kellele? Ühiskonnale. Tegelikult iseendale. Et ma olen piisavalt tegija inimene, et ma saan omale lubada neid asju.
ja siis, mis juhtub, on see, et sa kaod sinna lõksu ära. Juhtub on see, et sa ostad selle asja, sul on korraks, sekundiks on see rõõm ja läinud ongi ja juba sa vaatad järgmist asja, et ma tahan nüüd seda omale osta ja seda omale osta. Vaat see on lõks, kuhu ma ei taha, et ka sina satud. Ära mine sinna. Kui ta ei anna sulle pikemat mitte midagi, siis see on emotsioon. Ja kuidas sellest aru saada, on see, et mida mina ka endalt küsin, miks ma seda päriselt tahan? On see asi, on see reis, on see, ma ei tea, massaaž, mis iganes heaolu, mis tekitab, mida sa praegu parasjagu tahad. Miks ma seda tahan? Ja täna on niimoodi, et ma jätan väga paljud asjad ostmata. Mina olen endaga teinud sellist asja, et kui see on näiteks, ma ei tea, riideasja, on ju. Naised saavad enesekindlust riiedest, mehed ka paljud, on ju. Et ma jätan selle tihtipeale ostmata, sest et ma vaatan, kas see oli lihtsalt see hetke emotsioon, et see tundus äge. Või siis, kui ta jääb mul kummitama, et mulle meeldiks see riietus minu seljas ja ma kannaksin seda seal, siis ma ikkagist lähen tagasi ja ostan omale selle riideseme, on ju. Aga kui see on lihtsalt hetke emotsioon, on ju, tundub kihvt, on ju, siis, või tahaks midagi uut, siis see ei ole minu jaoks, eks. Mingite asjadega on nagu see vahe, et ma kohe ei osta, ma mõtlen, teadlikult see võib olla emotsioon, nii ma jätan selle praegu ja vaatame, kas ta jääb kummitama. Kui ta paari päeva pärast mul ikka tiksub kuskil kuklas, siis ma lähen ja teen selle otsuse ära, on ju, et ma luban endale seda. Nii, aga kui see, ühesõnaga, ja teine asi on see, et miks ma seda vajan, mida see mulle päriselt annab, on ju. Mõne asjaga ongi see, et ta annabki mulle enesekindlust ja ma kannan riideid, mida ma olen ostnud omale, ma ei tea, 15-20 aastat tagasi, reaalselt. Ja ma siiamaani tunnen ennast enesekindlalt ja hästi selle riietusega, sest ma tõesti tunnen, et mulle sobib, on ju. Ja mingite asjadega samamoodi, et mul ei ole alati kõige uuemaid asju vaja, aga mul on teatud tüüpi nii-öelda bränd, mida ma kasutan, sellepärast, et ma tunnen, see justkui käib nagu mina pildiga kokku, eks. Aga jah, et sa ei vaju sinna ära, et sa pead kellelegi ennast tõestama, kuhu me paraku paljud vajume. Ehk siis küsimus, miks mul seda päriselt vaja on ja kas see on midagi, mis mind teenib, kas see on minu jaoks investeering või see on lihtsalt tühipaljas emotsioonile järgi andmine. Näiteks lähen kohvikusse, ma pidin seal kokku saama kellegiga selle asemel, et võtta vett või mingi tervislik jook või kas või kohvi lihtsalt, on ju. Siis ma vaatan saialetti ja vaata, seal hakkavad emotsioonid, võta seda kohki, võta seda saia, võta seda, on ju. Sellistel juhtudel ütlen, et see ei teeni mind, minu visiooniga see kokku ei lähe, ma väärtustan ennast piisavalt palju ja ma ei anna praegu sellele emotsioonile järgi, eks. Ja lõpetuseks ma tahan sulle näidata seda imelist merevaadet, mis siin taga on. Ja kahjuks on niimoodi, et see hakkab ka meil siin nüüd lõpuni jõudma. Selleks ajaks juba homme olen ka mina kodus tagasi ja teiega uusi vahvaid elamusi ja koolitusi loomas. Tšau!